No nii, uus päev, uus projekt. Nüüd siis on käsil või kätte jõudnud aeg sellise punase nunnuka kätte. Pole varem selliseid väikseid autosi ette tulnud, aga millalgi peab see esimene kord olema. Ehk siis peaks olema vist T5 ja plaan on teha siia korralik kämper. Esialgu teeme seda ilmselt kahes osas. Esialgu teeme ära seinad, lae, põranda, soojustus, elektri, puhuri, mõned aknad, luugid, ehk siis sellise voodi, ehk siis esmavajaliku, ja siis ilmselt plaan on teha hiljem ka köök, aga seda siis juba ilmselt järgmisel talvel, et siis saab klient võimalikult vara auto kätte, saab juba vaikselt kasutama hakata, pluss siis võib-olla kasutamise käigus tekivad juba uued ja hoopis teised mõtted. Ehk siis tööde järjekord suht lihtne. Esimese asjana kõik siit välja, riiulid asjad välja, siit vaatab, võib-olla saame isegi midagi endal töökotta panna, kasutada. Kõik seinad maha, kõik puhtaks, vahesin välja ja siis ilmselt paneb korra plaani paika, hakkab soojustama ja jah, siis juba uued seinad peale ja ongi valmis. Asser raisk. Kontraga. Võtame välja. Need mutrid. Need võivad rabalt ringi käia. Üles jah. Nii. Oota, see kaabelist võib kõik praegu sisitest paber.
punase bussiga toimunud siis ka edasiminekud, et lagi on mõõtu lõigatud, praegu kruvidega kinni, aga põhimõtteliselt ootab lõplikku kinniminemist, seinatükid on ka siin, Hans on neid kõvasti timminud, ilmselt siin tundub, et väga palju pole jäänud, ta vist peab siin natuke veel ülespoole seda saama, aga siis saab selle käpi kinni ja on see tükk ka paigas ja praegu need on siis sealt on üle. Ja põhimõtteliselt niimoodi ta jääb ka, et ta jääb nagu üli clean, et me just lõikamegi siit, noh mitte päris tihendi juurest, aga siit kus natuke tihendist natukene sees poolt lõikame ilusti flashiks ära ja ongi väga ilus see, et siin pidi omajagu seda seina küll sirgemaks ajama karkassiga, aga midagi pole teha. Aga jah, seinad ühele poole teisele poole, laudised riibud tulevad sisse, nagu ka rohelises bussis oli. Ja lakke ei tule laudised riibud, lakke me panime lihtsalt selle vineeri alla sinna, et oleks, ja tuleb hoopis siis, ühesõnaga, lakke panime vineeri alla ja tulevad siis need lipipaneelid ja uksetükid samamoodi tulevad, siis need on ka valmis, triibud sisse, et praegu oligi see, et me tellisime need tükid siis CNC-st. Et muidu jah, need tehasitükid ongi mõeldud siia nagu sisse minema, aga siis me andsime talle natuke nagu mõõtusid ette ja ta timmis meile siis nii-öelda tükid, mis on enam-vähem valmis, aga me saamegi nagu ülevalt natuke kohendada. Sealt on nad natuke pikemad, et me saaks ilusti tõmmata selle piilari kuju sisse. Siit on juba kumerus olemas, et see jääb ilus ja viisakas, me ei pea ise seda šablooniga välja ajama. Koopa kumerus on ilusti olemas, et see nagu kõik kiirendab seda protsessi, lahetükk samamoodi, et ta oli nagu ilusti õiges laiuses juba. Ja vahepeal siin Mill hakkas tegelema ka. Lõikas siia aknaauga ära, siia tuleb siis üks see avatav aken. Kaarbesti oma. Praegu ongi mõni värvi peale, homme läheb liimi alla. Ja elektripistik tuleb ka siia, selle augu tegi ka ära. Et siin tuleb ka siuke suht loodetavasti kiire pild. Patt oleks mingi nii kaua koos olla ja siis türa putsi ma lähen minema. Aga noh, samas inimesed on 30 aastat koos ja lähevad ka lahkuna. Aga ilmselt pead 2 lippu tõmbama, aga Ja käin natuke tagasi. Türa, nii umbes äkki. Nüüd siis teeme algust ka katuse luugi paigaldusega. See ilmselt lõplikult veel ei lähe kohe paika, aga esmajoones teeks augu katusesse, et ta tuleb siia taha voodi kohale. Siis teeme augu katusesse, teeme sissepoole alla alumiiniumist raami luugiava ümber. Ilmselt korra proovime teda peale. Siis paneme korraks pausile, et tegelikult on plaan eesmärk on lagi paika panna ja need seinakarkassid ära neetida, et ma ilmselt lähen täna toon needipüssi, aga enne kui lagi paika läheb, siis oleks hea, kui see alumiiniumkarkass luugi ümber oleks olemas, et siis
lagi sisse ja saab freesiga mööda seda alumiiniumkarkassi selle luugiaugu sisse lasta, et pärast seda lõigata ja seda raami sinna vahele teha on võimalik, aga kokkuvõttes ilmselt veidi ajakulukam. No nii, proovin siis esimest korda ette koos aknaauguga. Kas failisin, näete siin kohe nüüd, et siis läheb see seinapaneel koos aknaauguga siia uks ette. Jops. Raskelt käib. Teha nõua peos, jah? Mingi lubrikendi viga. See on nagu mingi vildiga. Ma ei tea, mis materjal see on. Puuri paigaldus, alati tore roomamine auto all. Puuri augu puurisin neil ära. Seal on just muud kui suur doosiga auk sisse ja siis läheb see metallplaat, kukub ülevalt sisse ja puhur on selle küljes. Niiviisi ei pea neid üksikuid auke tegema, mis puhuril vaja on, kus on see õhuvõtt ja sumps ja kütus ja poldid asjad, et siis sa teed lihtsalt suure augu. Ja puhur läheb selle külge ja see kukub auku. Plus pärast on lihtsam see põrand. Ütleme, auto põhi, kus see auk sees on lihtsam ka, nagu saab ilusti ära sillida, et ta kestaks. Muidu neid väikseid auke saab ainult värvida sisuliselt. See oli see lihtne osa. Teine osa on kütus, mille jaoks oli vaja siis paak alla lasta, et saada kätte kütusepump. Ja me võtame siis otsepaagist kütust selle puhuri jaoks, siis ei ole mingit jamamist, mingite lisakanistri täitmistega või mingit süükest asja. Otsepaagist ei olegi muud vaja teha, kui ülilihtsad sammud, paak on vaja alla lasta. Kõik kütusetorud on vaja lahti võtta automaat ja siis on vaja see pump kätte saada. Ja siis autotermi komplektis tuleb kaasa selline toru metallist, kus on siis otsas on see nippel, kuhu läheb kütusetoru otsa. Ja nüüd ei olegi muud, kui ma sisuliselt teen siis siia. Siin on näha, siin on need originaalotsad ja siin on üks tühi koht. Siia läheb siis see meie oma. Teen siia augu ja siis painutan teda alt niimoodi, et ta tuleks siis siit nendest kahe toru vahelt mööda. Ja jääks siis siia külje peale, täpselt samamoodi nagu need teised torud on. Et siin on isegi ilusti üks siuke aas või asi on ka olemas selle jaoks, et ta istub ilusti siia nii-öelda soonde teise kõrvale. Ja jah. Nii lihtne see ongi. Painutab. Kuna ta on eriti pikk ka, siis selle lõikab veel siit maha, lõikab nurga all ära, et ta jääks jääks nagu täpselt samamoodi nagu teised torud siin on. Ja siis läheb juba kütusetoru külge ja siis on juba tšiki-priki.
see paagi liitmik oli rämedalt raskem, kui ma arvasin, et see saab olema. Aga külge ma ta sain. Just vahepeal, autod on vahepeal mingit asja muutnud ja need ei ole jäigaks läinud, need torud. Varem sai käega lihtsalt väänata, aga nüüd pidin kasutama siukest aparaati ja see veel painutab veel nii suurt painent, et mul oli vaja järsemaid nurkasid, siis pidi kõvasti ka jõudu kasutama, aga nüüd ongi, kui pärast see paak nii-öelda kinni läheb, siis ta istub niimoodi ja ei võta siis täitsa põhjast, vaid on siis siin on sent 2 on ruumi veel, et puhur lõpetab nii-öelda enne töö ära, kui paak täitsa tühjaks saab, et saad ikkagi autoga sõita. Ja voolik on küljes, see läheb puhuri enda pumpa pärast ja nii edasi, et jah, siuke sai. Ja nüüd aegi muud, kui see läheb sisse tagasi, kõik kinni tagasi, paak üles tagasi, paak külge ja siis juba on jäänud ainult puhur ühendada. Klambreid juurde võib-olla, sul on ka siia. Ma sain ka siis laest kaks plaati või lakke enne, nüüd on juba üks all. Ja mis eksperimendi käigus selgus, on see, et sa võid kruvidest küll kinni panna selle vildi, aga need lipid on nii suure sammuga klammerdatud, et ta hakkab siit ikkagi alla vajuma. Ja nüüd ma siis võtsin ühe paneeli alla, esiteks lõikasin ta mõõtu, hea oli mõõtu peale märkida, kui tükk laes oli. Ja nüüd ma panen siia mingisugune 100 000 klambrit juurde. Et veits on nõme panna, sest meie klambripüssi klambrid on võib-olla grammi lühikesed. Et sa peab päris tugevalt pildi sisse ta ära suruma. Enne klasta saab, pluss meie klamberla saab vahepeal topelt, mis teeb ka siin vahepeal mingit košmaari. Aga pole hullu praegu. See osa on ikkagi päris tummiselt kinni nüüd, et teeme lõpuni. Siis tõstame ta korra uuesti sisse ja vaatame, mis vibe siis on, et kas tundub, et saab lihtsalt, esiteks kas lipid hoiavad ennast normaalselt ja teiseks siis, et kas saab ta lihtsalt kruvidega lakki jätta või peab liimima. Jah, tõksutasime üles ka kütuse, et see läks käima 11,9 volti on selles akus. No, tast läheb ikkagist, vaatame siis. No tere, heating meil on nii palav siin. Fuck risk. Sa pead panema seda power mode. Power põhja. 1 hour. Teeb haisu.
sooja tuleb. Kui paks sai üles, siis tuli siit see voolik välja, mis oli paagis. Pump läks siia, kohe paagi juurde põhimõtteliselt. Pump on nurga all, nagu manuaalis kirjas on. Ja siit lähevad torud edasi, tükk. Siit tagant, siit vahelt, siiani välja. Tükk. Ja siiani välja. Ja siis ma panin ülevalt puhuri kokku, panin kõik torud külge. Panin selle platte külge. Ja siis ma keerasin selle siia auku sisse. Lasin ülevalt platte 4 kruvi kinni ära. Ja siis juba tegelesin all siin nende torudega, et plattega on nii palju, et kõik need ääreosa ma sillisin ära siit, kus see põrand ja see läbiviik oli, et siis ideaalis ei satu, ühesõnaga ei saa sinna vahele midagi minna. Sumps on siis siinpool õhutoru, võtab siit õhku ja summuti tuli siis otse siit ja kohe siia alla. Väga lühike sumps. Mul on see auk tegemata, väga hea, siin on 2 auku tegemata. Meelde tuli. Et selle sain paika, siin oli selle nurgaga, oli omajagu jebimist, et ta peab olema nagu, tegelikult üks isegi võib-olla veel gramm lähemale minna. Eks ma märkisin alguses siia selle kumeruse peale ja siis hakkasin vaikselt tremeliga juurde võtma ja võtsin sihukest 45 kraadise nurga alt, et ülevalt on rohkem maha võetud. Ja siis, ühesõnaga omajagu jebimist ja nikerdamist. Ja kõigepealt tegin üks šablooni veel sellele ja nii edasi. Aga nüüd hakkasin vaatama siis seda kõige viimast. Ja see kõige viimane vahe on täpselt nii kitsas, et kui siia tahaks panna nii-öelda õiget plaati, siis siia läheks 2 soont, aga see 2 lippi, aga see 1 lipp peaks umbes pooleks lõikama. Ja ma natuke kardan, et see ei pruugi väga hea tulla. Või siis see võtab rajult aega. Laega siis selline seis, et ma võtsin selle viimase paneeli, mis meil oli, keskusin seal paar lippi ära ja lõikasin endale siis selle vildiriba. Ma arvan, mul on lihtsam niimoodi teha, kui ma panen vildi enne ära, lõikan mõõtu enne ära ja siis panen selle lipi sinna pärast tagasi peale, et siis ta ei tõlbenda mul jalus. Et enam-vähem õigellaiusega riba olemas, üritasin lakke teipida ja nüüd siis 9,5 sendise klotsiga ja markeriga tõmban siia mingisuguse joone endale peale, mille järgi ma ta siis õigesse laiusesse lõikan. Ei ole nüüd.
Cobros või kes iganes see on. Aga noh, seina saab valgeks, ütleme nii. oleme teinud ise nagu. Aga kuidas tundub? Nii, see riba peale märgitud, välja lõigatud, tundub täitsa tipp-topp. Siin võib-olla peaks tegelikult natukene seda nurka, siin on joon ka tegelikult, mõtlesin, ma teen igaks juhuks seifilt. Siit peaks natuke veel maha võtma, siis saab seda veits välja poole tõmmata ja siis ta võiks olla päris hea. Ja ta peaks sobima, aga ma proovin korra. Võib-olla ta on liiga pikk, see on ka variant. Ühesõnaga ma proovin nüüd seda sama tükki tegelikult siis korraga teisele poole, et võtame nüüd ära, keerab tagurpidi ja siis ta võiks olla sama, loodetavasti on. Põrandakate tuleb samasugune nagu oli siis eelmises bussis, eelmistes videotes samasugune kalasaba. Siin ma saan tükid põhimõtteliselt maas valmista ja põranda maas valmista ja siis läheb kogu täiega sisse. Äkki ta kui... see on see nurk. No nii ongi pool põrandat sees, esimene pool liimitud, paika tõstetud. Mõõdu järgi liimimisel läks ikkagi natukene, läks nihu. Paika panin niimoodi, et oleks nagu astmest ilusti kõik need tipud oleks võrdselt, aga 2 milli läks liimimisel nihkesse, aga õnneks loodetavasti ei jää silma. Ei tohiks olla nii hull. Saigi põrand maha. Läksime ikkagi lõpuks seda teed, et kõik kinni ja kuna see liitekoht on ikkagist, noh, siia tuleb eks ju voodi peale. Siin voodi all on üks suur sahtel, no tegelikult on keset voodit sisuliselt. Suur sahtel, millele on tegelikult niimoodi, kui sa selle välja tõmbad, siis isegi kui sa siit alt üritad vaadata, siis tegelikult sa ei näe, sest see sahtel on tagumine külg olemas. Pealt ka tegelikult ei näe sahtleid. Ühesõnaga läksime ikkagi seda teed, et oleks võimalikult
ühesõnaga, et saaksid need nurgad asjad siin ikkagist selle põrandakatte alla, et kõik oleks nii-öelda põrandakatte all ja see veetähtede kokkujooksmine otsustasime, et ei ole nii suur probleem. Ühesõnaga, algselt oli plaan 185 panna. Kui me neid jalgu kasutaks või klotsidele ehitaks, siis saaks tegelikult panna 2 tükki kõrvuti, aga ongi lihtsalt see, et ühe pannaks levalt ära, aga äkki tulevikus on soov veel panna, siis on kohe käed lukus, et kõrvale nii-öelda teine ei mahu ja ristipidi niipidi ka ei mahu. Ja siis läksime hoopis 130 peale, et siis neid saab panna, praegu läheb 1 siia, aga tulevikus, kui on soov, siis saab panna 1 ja 2 tükki veel, et kokku peaaegu 400 vatti saab siia ära panna. Ja läheb siis nende paneeli jalgadega, nagu ka siin näha on. Ja jalad lähevad siis otstesse. Ja nagu kaubikutel kombeks, nendel kõik need katused on lainelised. Ühesõnaga laineline on ja siis need jalgu peab veits mudima, et need istuksid ilusti, paneel istuks ilusti, et seal on seda ikka natukene seda tagamist, jala tagumist osa siis maha. Et saaks ikkagi selle põhilise kandvosa nii-öelda vastu katust, et me peaks sinna nagu klotse väga palju vahel tegema, sest juba niikuinii siin üks alumiiniumklots paistab. Ühe klotsi peab etteserva tegema nagunii, sest seal on kohe see tühimik ja seda nagu puhtalt liimist no saab ehitada, aga ega see super hea lahendus ei ole, et see klots ikkagist on nagu, klots läheb liimi katuse külge ja siis paneel läheb klotsi külge, et see on nagu tugevuse mõttes on see parem lahendus. No nii, prepi aeg kaamera käis, aga kui reaalselt kanga panemiseks läks, siis vahepeal see aku tühjaks ja unustasin käima tagasi panna. Aga ma sain see tagumistele pillaritele kanga peale. Teda on vaja sellel mingites kohtades timmida, natuke pingule tõmmata. Kõige sketšimad on need nurgad, aga siia ma panen äkki vähe tummisemat liimi ja ilmselt venitab ka need välja. Et sellise vaiba puhul, mis väga hästi ei veni, ongi need kumerused ja siis seestpoolt sama koht. Neid on kõige raskem ilusaks saada, sest lihtsalt ei taha venida sealt. Aga õnneks siin väga palju ei ole vaja. See distants on seal, teiselt poolt näeb. See distants siin on suht lühike, pluss siis tuleb kohe ka lagi, et see ka natukene peidab. Ühe poole lõikasin praegu tasa, teise poole lõikab siis, kui mul lagi all on, et siis ma saan ta ilusti vastu lage ära lükata, ära liimida ja siis tasa lõigata. Et praegu mul on veits ebamugav seda teha koos laega. Enne kui veel lagi alla saab tulla, siis ma just märkisin peale ka siit ülevalt katuseluuge august selle vineeriava. Ehk siis võtame need lipid alla, lõikame selle katuseluuge ava sisse ja siis paneme kang ilusti ja siis saab lipid tagasi panna, paneme sinna mingit liimi alla, nagu plaanis oli. Siis peaks olema laega ka hästi ja saab hakata, või noh, saab edasi minna ilmselt siis juba mööbli juurde. Tuntumatest USA tehnoloogiafirmadest avaldavad tulemused esmaspäevast ja tulevad sadu. Puupalduvad lõunakaare tuul 3-9, õhtul saartel puhanguti 12 meetrit sekund. Et ma ära ei unustaks, ma lähen vist täna mingi kell. 9 läbi 8 minutit näitab kell ja stuudios on hea veel tervitada Ain Hansmit.
tuli meelde, et pidi proovima. Hans, räägi, oled varem ühte läbivikku pannud, sa oma masinale panid, jah? Oma masinale olen pannud. No siis on ju. Aga oma masinale on kuidagi... Vaid teistmoodi veits. Ei ole täpselt samamoodi. Aga kuidagi lihtsam on. Teiste masinatel siis on nagu veits pinge peal ikka. Aga minu oma pole veel lekkinud, nii et... No siis on hästi kõik. Siis on hästi. Kasutasin Sikaflexi enda masinal. No seda siis kasutatakse ka, jah. Mingi paadi oma või koodi ei mäleta täpselt. Jaa. Aga ma ei tea, võib-olla pole kõige parem. Katuselukk andis igatahes lahti. Paadi omast. Katuselukki preppisidega. Seal on nii palju agasid. Sai lift tehtud. Aga ma arvan, et mul on siuke katuselukk, vaata kus sa pead jõudu kasutama, et seda lahti saada. Sai nüüd piisavalt. Nüüd panema, ma ei tea. Peaks korraga välja pressiks. Täisi meeldis. Nii. See küll kaamerasse siis ei saanud, aga Hans siis... mis sa tegid, seda palju liifisid? Jah, Kõigepealt puurisin augu. Preppisid siis niimoodi, et sa liifis seda läbiviiku ja siis selle plastikukrundiga lasi ka veel nii kaabiga katust kui siis seda läbiviiku, et võiks olla üpris hea prepp. Kaks senti umbes sellest randist peaks jääma. See ei ole... Siin on siis need soones olid siis need klotsid. Siis olid õhus ja siis sealt toetabki siit. Tagant toetab selle soone peale, selle peale. Siit on veits õhus, aga no külje pealt on liimi täis. Ja siis ta toetab põhiosaga siia, selle klotsi peale, mis siin soones on. Sillimine vajab veits harjutamist veel. Veits. Aga kumele katuse peale on natukene siuke. Nii, elekter siis tegin siis tükid. Sümboliseerivad siis juppe, mida hetkel ei ole. Ja mulle tundub vist, et see paigutus jääb nii, vähemalt hetkel ma lähen selle mõttega liikvele. Aga mahutav on ikkagist enam-vähem ära, et põhimõtteliselt ma teen vist siia nii-öelda otsa seina sellele asjale. Ja siis jääbki tegelikult siia ette jääb 34 senti, midagi sellist, 35 võib-olla pigistab ka. Ühesõnaga jah, siis on nagu siin konkreetne sein. Akud jäävad niimoodi, nendele ma teen oma need bracketid alla. Siis torud ja kaablid saavad joosta siit.
ja ilmselt siin ma panen siis järjekorras niimoodi, et power in. Tegelikult siin on veel see massilõiti tükk. Solar ilmselt läheb siia alla. Nii-öelda siia puhuri juurde. Ja seda ei pea kogu aeg nägema. On jäänud veel see kaitsmekarp. Ja see läheb ilmselt võimalikult siia äärde. Siia umbes. Ja siis on küss veel. Ma ei tea, kuhu see läheb. Siin on need 220 kaitsmed sees. Kas see läheb siia kõrvale või see läheb siia seinale, mis tekib näiteks niipidi. Seda vaatab veel. Ja ei, ma see oli, kui ma lubasin talle 12, siis ma oleks öelda, et siis on milli kõmmurga 12 peal. Kaks tükki, mis ära ei vahetanud, praegu läks läbi või? Seda ma ei vahetanud ära ja seal vastaspool ka. Siin need, mis siia voodi alla jäid, ma vaatasin kõik ära. Huvitav asi, nagu seda näpuga pole seda ranti üldse tunda, nii et vist on siis kuskile ennast vahele tõmmanud. Augu nii suureks tõmmanud. Ühesõnaga ütlesin on sulle, et pane see tagumine luuk ära. See läheb ju lihtsalt. Kõik on valmis, kõik on värvitud. Mingi tund aega hiljem peaaegu puuris ja möllas. Sest et need mutrid annavad saba kogu aeg. Henri Leiepõl. Ma ei tea, ei saa nagu usaldada üksteist. Väga mitte, jah. Võib-olla ma ei kujuta ette. Kirjutage kommentaarides, kas me oleme taunid. Mina. Aga nagu, mis situatsiooni nagu need on hea? Kui mingi üksik paar tükki on äkki vaja panna kuhugi. Võib-olla küll, jah. Kuskilt hakkab lihti kiskuma siis. Kylie Jenner kuradi challenge oli siis kuradi huuled olid paistes ja kuradi pidi kõrrega suppi sööma. Õnneks ei olnud ikka hea mäletanud. Mäletad, sealt sõitsin nagu siin. Ja ütleb veel seda ka, et see torque rating on mingi 8-10 newtonit. 8-10 on ikkagi. Aga kiitutsi küpse ei ole. Elekter. Kust
miljon. Selle elektriga toimetanud edasi. Ja vahepeal said siis paika need aku alumiiniumid, lõiksin augud sisse. Puurisin kruviaugud sisse, panin paika, sättisin need riimad siia. Riimad on veel mõõtu lõikamata, aga põhimõtteliselt akud istuvad tuugalt siia sisse vahele. Ja siis tegelesin veel paigutusega. Paigutus tundub, et mingi algne lahendus ikkagi sobib mahub ilusti ära, et see Multiplus sai siis siia äärde. Akud istuvad põhimõtteliselt Multiplusi ees. Multiplus on veits siin veidus. Ja selle jaoks ma ei teinud muud, kui ma liimisin siia Multiplusile taha ühe plaadi. Diagonaalis ülevalt, siin tegelikult on kruvid on läbi. Ja alt on liimiga selle metalli küljes ja siis see on pikkade kruvidega veel siit läbi seina kinni. Ja mis ma veel tegin? Massipunkti tegin ära, seda juba näha ei ole, aga see on siin all. Siin all, kuskil siin all metalli küljes. Auk keres king kaabli külge ja poldiga kinni. Ja ongi kõik, midagi erilist ei ole. Näitan ka siis neid toredaid servi, mis ma siin tegin veidi lähemalt. Siin peaks tegema tegelikult. Ma loobun panustan selle, et kaameras on kõik sama. Aga see on pooleli. Aga kui ma peaks ise tier-listi tegema, siis S-tier, kõige parem on see osa siit. Boom. Kaameras lihtsalt must. Siis B jätame vahele, B-d ei ole. C on see külg siin. Siin on... S ja B ja kohe C, A see ei olegi midagi. Ei ole A, see ei ole midagi, B see ei ole ka midagi. Okay. See on nagu taseme vahe ikkagi. C vahe on siin C ja no C on siin mingi F. Siin on täitsa putsis, aga no siia sa pead vaeva nägema, et seda näha. Et... Tavai. Võiks olla. Täis libise. Tehniliselt mitte vist. Peab pärast veel musta peal kruvida. Veits allatada. Sul vist on hästi, jah? Nagu tundub. Kahtlane, aga tundub. Saatan ka sul. Tundub. Oba. Enne kui ta siit ka alla nii, et tekib kohe see, no siis ei saa siit saanud enne. Ei tea, kuidas ta siis täpselt oli, aga see salk peaks vist olema siin. Vist ei taha rohkem. Lipid on nüüd laes. Servad on vaja veel korra üle käia. Siin-seal on natuke liimijälgi, need tuleks ära kitkuda. Ja mõned tuustid on püsti, need tuleks sinna vahel ära suruda. Aga muidu peaks olema päris hästi. Ja nüüd oleks vaja lakke ära panna valgustus.
ehk siis siia lähevad LED-ribad LED-profiili sisse ja väike probleem, mis tekkis, on see, et ideaalis tahaks panna selle profiili kruvidega, selliste väikeste kruvidega, mis tegelikult sesoone sisse ilusti mahuvad. Selles ei ole nagu probleemi. No, tõuks pikali. Ilusti mahuvad. Aga ma võin siia ka mingi väikse augu ette puurida. Aga see pea jääb ikkagi profiili sees ülesse, et ma ei saa siia teha sellist faasi niimoodi, et ta jääks profiili põhjaga tasa, sest mul lihtsalt ei ole nii väikest faasi, mis siia vahele mahuks. Kõige väiksem, mis meil on selline ja see on ikka liiga suur. Ja saaks teoorias ilmselt ka mingi väiksema puuriga, aga ma kardan, et see ei pruugi ka väga hästi töötada. Ehk siis proovisin eile. Eile panin liimi alla, veel ei ole, ütleme nüüd tegelikult ma veel ei ole proovinud, aga testi mõttes siis, kui lihtsalt see LED-profiil liimiga panna, praegu vahelt vist näha, ma panin praegu valge liimiga, et vildi peale liimida, tundub natuke nagu vale, aga ega see profiil midagi ei kaalu, nii et selles suhtes äkki ei ole hullu, proovin siit servast tõmmata. Ega ei tõmba raisk. Pekki kell. Okei, no profiili enda sai veits kõveraks. Päris kõveraks raisk. Enam-vähem sirge tagasi, aga nagu näha, siis oli täitsa kinni küll. Et ja üllataval kombel pigem tuli siis alumiiniumi küljest lahti, kui et vildi küljest. Et vildi küljest on ikkagi jube hästi ja ta hakkas seda vilti nagu ennast vist pooleks tõmbama ka. Siit nii-öelda iseenda küljest lahti. Mis võib-olla on loogiline, et see liim läheb siia veidiga kiudude vahele ja siis tal seda kontaktpinda on nagu meeletult. Teeme selle profiili uuesti puhtaks ja siis saab ta siin ära liimida. Mille pärast ma natuke olen mures, on see, et kui see profiil paigas on, siis ma ei saa seda LED-i vist siin enne külge panna. Kui ma liimiga panen, siis saan. Okei, LED-riba kui sellise ma saan külge panna. Aga neid kaableid ei ole mul küll kuhugi lükata. Ehk siis ma pean vist profiili ära liimima ja siis tinutama otsad LED-riba külge, mida on laua peal juba veits nõmme teha. Rääkimata siis seal lael. Aga ei tea, midagi muud just üle ja niikuinii. Nii et, mis ikka, teeb puhtaks, liimime need 2 tükki lakke. Ja siis kolmas profiil on veel, mis on vaja pooleks lõigata ja neid 2 tükki pikendada. Ehk siis paneme need lakke ära, peab LED-riba sisse panema ja siis loodab, et see tiinutamine väga hull ei ole. Kruve ei saa panna, sest meil ei ole nii peenikest faasi, et nad jääks tasa ilma LED-riba nagu lainetamas. Chat-GPT arvas, et on jalalu murdega. Aga ma praegu ei taha.